Sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, boom, boom. Ongi käes aeg uueks põnevaks RAE 10 küsimusduelliks. Mina olen Helena ja tänases saates on võistlustel astumas G1 D-klassi õpilased Olle ja Valter ning G3C-st Miina ja Serafima. Olle ja Valter, kas olete mänguks valmis? Muidugi. Mis arvate, mis lõppseis tuleb? Võidate? Ei. Ja Miina ja Serafima, kas olete valmistunud ka kuidagi mängu jaoks? Jaa, 3 aastat kõik see terve see gümnaasiumi elu oleme oodanud seda. Selge, aga eks me siis näeme, kes seekord võidu endaga kaasa võtab. Alustame esimese küsimusega, mille kategooriaks on kosmos. Meie küsime, mis planeediga on tegu? Vastate esimesena või teisena? Esimesena. 2 punkti vihje. See planeet iseloomustab Snapchatis Best Friend listis esimest sõpra. Ringi, äkki Venus. Ma mõtlen ka. Venus. 1 punkti vihje tuleb teile. See planeet asub päikesele kõige lähedamal. Kas on mingi pakkumine? Mõtle mingi planeet, mis võiks kõige lähemal olla? Kuu ei saa olla ju. Otse, paku kuu. Ei tule. Õige vastus on Merkuur. No ega. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Kategooriaks on kunst. Meie küsime, milline muuseum? Vastate esimesena või teisena? Teisena. 2 punkti vihje tuleb teile. See muuseum avati 1793. aastal. 1993. aastal. See on kindlasti mingi kuurs muuseum. Vau. No, Meilt ei tule pakkumist. oota, okei, oletame, et sa jääb punkti vihjed. See on äkki see Prantsusmaa, kus see vargus oli just. Okei, Prantsusmaa, kus vargus oli. See Louvre, jah, Louvre. 1 punkti vihje. Osa sellest muuseumist on klaasist püramiid. Mis on Louvre? Ja Louvre vastas. 3. küsimus ja kategooriaks on lauljad. Meie küsime, kes on see Eesti naislaulja? Pakume. Esimesena. Okei. Pakume teisena siis. Siis 2 punkti vihje tuleb neile. Jah. 2 punkti vihje. Just see laulja osales 2009. aastal saates Eesti otsib superstaari. Võin nüüd arvata. Küsimus oli siis, kes on see Eesti naislaulja? Mitte meie vastame, või? Jah. Mis aasta oli? 2009. Paneme ilmselt Birgit Sarap. Okei, hea pakkumine. Ei ole. 1 punkti vihje. Ta esindas Eestit aastal 2011 Eurovisioonil. Ei ole. On. Kes on Keterjani? Keterjani vastas. Ilus viigi seis. 4. küsimus ja kategooriaks on näitlejad ning meie küsime, kes on see Eesti näitleja? Vastame teisena. 2 punkti vihje tuleb teile. Aastal 2016 mängis ta Herbert Vingi saates Suur komöödiaõhtu. Herbert Ving. Kas ta oli siis mingi priididega, mingi selline, mingi trahvariietega? Ma ei mäleta. Siis see on Argaade. 1 punkti vihje. Tema mõlemad nimed algavad A tähega. Kes on Argaadi? Argaadi on õige vastus. 5. küsimus ja kategooriaks on toidud. Meie küsime, millise toiduga on tegu? Vastame esimesena. Kes võetis? Too ütlesin. Nii, kas vastate esimesena või teisena? Võtame esimese. 2 punkti vihje. Kuigi see pole Eestile unikaalne, peetakse seda siiski üheks olulisemaks Eesti rahvustoiduks. Ma ei tea. See ongi see point. Mis jääb siis peale? Hernesupp. 1 punkti vihje.
selle söömine on paljudes peredes jõulude ajal traditsiooniks. mis me teeme? no okei. Verivorst. Verivorst on väljas. Go crazy. Ja olemegi jõudnud poole peale. 6. küsimus ning kategooriaks on filmikunst. Meie küsime, millise filmiga on tegu? no paneme saame. Ma loodan, ma tean. 2 punkti vihje. Selles filmis on karitraktoreid kujutatud lehmadena. Autod. 1 punkti vihje. Sealt filmist tuli nõuanne. Keera paremale, et minna vasakule. mis on autod? Ja autod on vastas. Kas olete muidu ise suured filmifännid või olete näinud seda filmi ka ikka? Of course, kõik autod filmid on nähtud ja. Kas see on Autod teie 2 on kõige lemmikfilm parem. äkki? Autod 2 on parem, aga jah. Selge. Auto 2 on parem. 7. küsimus ja kategooriaks on kodumasinad. Meie küsime, milline kodumasin? me peame teadma, nagu ammu kas me, meie. kas me lähme vast edilt vaata praegu? okei. me Vast, ei, äkki teeme. okei, pigem teisena. ei, vastu küsimus, ei, teisena. äkki ta küsib, kui temast aru, ma ei tea. Selle kasutamiseks kasutatakse lauda. Et Ei, seda me ei kodumasinat vastaks siis kasutada. Äkki trikraud? Triklaud, jah. 1 punkti vihje. See tuleb enne kasutamist pistikusse panna ja oodata, kuni see kuumaks läheb. mis on trikraud? Ja trikraud on õige vastus. Punkti sees siis. Ja 8. küsimus ning kategooriaks on geograafia. Meie küsime, mis jõega on tegemist? Vastame teisena. Siis 2 punkti vihje tuleb teile. See asub Lõuna-Ameerikas. See on siis Amazonas. Amazonas, jah, loomulikult. 1 punkti vihje. Sellel on 17 lisajõge. mis on Amazonasegi? Ja Amazonas on vastas. Lõpp on lähedal. 9. küsimus ja kategooriaks on kirjandus. Meie küsime, mis raamatuga on tegu? Paneme seekord teisena. Selle lasteraamatu autoriks on Andrus Kivirähk. Neid on mingi jumal teab, kui palju. Lotte võib-olla. On sul keegi? Pakub midagi? Kas see on nagu multiple choice või? Mitte võime osta? Ei, me otsime ühte õiget. Okei, siis paneme... No siis Lotte. Siis on leiutatud... jah, leiutate tuba... Lotte. küla jah, oi. Ei, leiutate küla või midagi siukest. Jah. 1 punkti vihje. Raamatus on hulk veidrat tegelasi, näiteks punapäine Viiner ja mereröövlist lusikas. Mereröövlid. See on see Limpa ja mereröövlid. Jah. Läheb see lukku? Jah. Õiget vastust kahjuks ei tulnud, õige vastus on Kaka ja kevad. Loomulikult. Kartulisalat. Ja ongi kätte jõudnud aeg küsida viimane ehk 10. küsimus, mille kategooriaks on pardameeskond. Meie küsime, kes on see õpetaja? Esimesena me teeme väga hästi õpetajaid. 2 punkti vihje. Just see õpetaja suudab peol 30 sekundiga magama jääda. Praegu sula. 1 punkti vihje. Mul on elu jooksul olnud väga palju autosid. No me just tulime siia kooli. Okei, ma vist tahad mingi random snaibi visata või? see ei ole, see oli see projektiõpetaja. Me kindlasti ei tea, ta pole isegi meie õpetaja olnud, mulle tundub. Võite siis midagi pakkuda? Mis te arvate? No ta on siis mingi vana... Lähme Ülariga. Ülari, jah. Õige vastus on Kärt Kruuk. Mis asja, ei ole Kärt, on siuke peoloov, lõpetage ära. Ise räägi küljastiniga koos. Selleks korraks on jälle duell lõppenud ning võitjateks on G1 D-klassi õpilased. Kohtume juba nädala Pilates, sa istud mulle väga